ja väga ilusti ümber telje pöördega ja ilus sööt ka Kaimar Saagile, kas õnnestub peaga edasi anda. Värava ette ilusti välja, seis on 1-0. Õiges kohas on Raio Piiraja. Eesti on läinud kohtumist juhtima, pisut enam kui veerand tundi on mängitud ja 1-0, suurepärane. Ei teagi, kas Raio enne on koondisest jalaga ka mõne värava löönud. Minu mälupildis neid ei ole, vaatame korduses. Väga ilusti Dmitrijev mängib ennast vabaks, söödab värava ette. Kaimar Saag saab anda pooleldi seljaga selle söödu edasi ja Andres Ooperilt nüüd kannasööt veel värava alla ja väga ilusti Raio Piiraja lõikab värava ette. Ja, et selle värava võib nüüd ilusti panna nende standardolukordade järgse olukorra lahendamisse, et Raio seal ees ikkagi oli ja lõpuks nagu kandis viljase. Ja ründavad kõik nüüd trahvikasti, uuesti otsiti värava ette ja seis on 1-1, ei saanud nagu õieti puudet, aga Goran Maznov oli vist õiges kohas ja lükkas seda palli edasi peaga kuidagi veidlat rikošetiga. Tundub, et seal oli jalast rikošett, aga eks kordus näitab. Sellest on nüüd kahju ja tuleb küll meenutada, et samalt poolt poole alguses nurgalöök oli samuti väga ohtlik. Näeme nüüd korduses seda. Tasevski annab värava ette ja Maznov nagu peaga puutus, jah, see pidi puutuma teel kedagi Eesti koondislastest. Jah, Raio Piiraja jala pihta. Selle nurga alt on näha.